Tšau sõbrad! Tänases videos mõtlesin ma planeerida aastat 2026 ehk et ma tahan paika panna mingi oma üldise vibe'i, mis on mul uuel aastal ja mõtlesin seda teiega koos teha, et mis ma siin üksi ikka mõtlen uuest aastast, et teeme seda juba koos. Tahaksin siis mingid plaanid ja soovid üles kirjutada oma uude märkmikusse, mis on mega lahe, see on muumidega märkmik ja ma olen nii kaua juba ootanud, et ma saaksin siia kirjutada. See ei ole tegelikult nagu aastamärkmik, aga mulle lihtsalt väga meeldib see. Kui sa oled varem minu videoid vaatanud just viimasel ajal, siis sa võib-olla juba tead, et mulle väga meeldib kirja panna oma eesmärke ja unistusi, et ma olen siin viimased videod sellest natukene rääkinud ja nüüd ma tunnen, et see on nüüd täpselt see hetk, kus ma võingi seda teha, et muidu ma olen nagu niisama seda teinud. Ma teen kogu aeg, ma panen kogu aeg oma eesmärke ja unistusi kirja millegipärast. See on minu jaoks konkreetselt seotud motivatsiooniga, et ma tunnen, et ma olen kõige rohkem motiveeritud siis, kui ma tean täpselt, mida ma teen ja millised on mu unistused ja eesmärgid. Aga kui ma ei hoia neid meeles, siis ma ei liiguta ka ennast. Siis ma ei ole nii produktiivne. Minu kõige suurem plaan aastal 2026 on tegelikult teha seda sama asja. Ma loodan, et mul tuleb väga loominguline aasta. Ja ma tunnen ka praegu, ma olen täiesti elevil, et vau, ma poleks arvanud, et ma nii elevil olen selles videos. Ma nii väga tahan ennast loominguliselt väljendada uuel aastal. Videoformaat on lihtsalt nii põnev ja see väga-väga meeldib mulle, et ma tahan kindlasti katsetada sellel aastal, kus ma päriselt teen igasugused oma ideed teoks, et ma olen hästi loominguline uuel aastal. Me võime teha sellel aastal oma unistused teoks, oma kõige suuremad eesmärgid päriselt ka ära teha või vähemalt liikuda väga-väga lähedale neile. Mina tegelikult nagu täiega usun seda, et kui inimene paneb kogu oma fookuse oma eesmärgile või oma unistusele, siis on ikka väga suur tõenäosus, et me saame ka oma unistused kätte ja oma eesmärgid teoks teha. Kui palju võimalusi on nüüd selles aastas. Ma tahaksin kindlasti vähemalt ühe korra lennata sellel aastal. Lendamine on üks minu lemmikuid tegevusi. Ma tunnen ennast väga õnnelikuna lennuki peal, nii et ma arvan, et ma pean minema sellel aastal sinna. Reisimine on kindlasti see, mida ma tahaksin sellel aastal teha ja ma tahaksin näha mingeid kohti, kus ma pole varem käinud. Ma loodan, et ma võtan endale sellel aastal aega, et tegeleda oma hobidega ja see aja leidmine on üsna keeruline tegelikult, aga praegu ka siis ma filmin pärast oma tööpäeva. Kell on juba 9 õhtul ja mul on siin lamp ka taga, et ma olen siin proovinud nagu valgustada veits. Ma tegelikult kunagi ei filmi õhtul ja aja mõttes on see üsna selline väljakutse minu jaoks, et kuidas ma nüüd panen kõik asjad klappima, aga tegelikult see täitsa töötab. Ma alguses natukene kartsin, et aga mis valgus siis jääb, kui ma teen seda õhtul. Tegelikult minu puhul on see, et mina saan energiat, kui ma filmin, kui ma räägin, kui ma liigun oma videounistuse poole, siis mina saan sellest energiat ja ma olen täiesti nagu ärkvel hetkel, et kuigi kell on juba 9 õhtul. Aga ma arvan, et mind aitab aja planeerimisel ka see, kui ma teen niimoodi iga päev natukene järjepidevaid samme oma hobide osas, oma unistuste osas. Ma tahaksin olla produktiivne sellel aastal, aga samas ka üsna puhanud, sest tegelikult mida rohkem oleme puhanud, seda rohkem on meil energiat olla jälle tegus ja produktiivne ja siis tulevad palju paremad ideed, kui me ikka vahepeal puhkame ka. Ja ma tahan üldse oma elus tegelikult hoida sellist rahulikku, mõnusat vibe'i, kus ma olen üsna puhanud, aga samas ma olen produktiivne. Ma soovin siis liikuda sellel aastal sellises rahulikus, järjepidevas tempos, et ma ei tormaks liiga palju ja et ma jõuaksin ikka kohvi nautida, et mitte kuidagi joosta läbi aasta. Et mulle tegelikult endale väga meeldib, kui mul on ikka aega videote tegemise jaoks. Ma olen viimasel ajal mõelnud ka seda, et kui mul on päris elus nagu nii kiire kogu aeg on ju, siis
oma loomingulises projektis ei pea ju tegelikult kiirustama. Mulle üldse ei sobi sellised ajalimiidiga loomingulised projektid, sest et siis minu arvates selline kõige lahedam loominguline vibe kaob sealt ära, kui sa pead mingiks kellaajaks valmis saama oma video. Mulle meeldib, kui videode tegemine on lõbus. Ma proovin hoida sellist rahulikku vibe'i oma lemmiktegevuse osas. Minu selle aasta plaan on unistada väga suurelt ja ma soovitan sul ka väga suurelt unistada. Ja lausa nii suurelt, et see ei mahu ära, et minu unistused ei mahu ära isegi siia tuppa ja siia kaamerapilti. Et minna nagu täiesti kõrgusesse. Ja ma väga julgustan sind ka uskuma oma soovidesse, oma eesmärkidesse, sest et päriselt ka me võime kõik teoks teha, millest me unistame. Mulle väga meeldib panna endale selliseid eesmärke, mille poole ma saangi ise liikuda. Mulle väga tegelikult ei meeldi niisama oodata kuidagi oma õnne, lihtsalt seista paigal ja lihtsalt oodata, et äkki mul täituvad kõik mu unistused, et palju lihtsam ja palju loogilisem minu arvates on ise minna nende poole. Võib-olla tundub nagu raskem tee, aga tegelikult see on palju lihtsam tee. See minu video tegemise unistus on täpselt see hea näide. Kui ma tegelikult läksin selle järgi, siis mu elus hakkas ikka lahedad asjad juhtuma. Mu elu läks nii palju põnevamaks, kui ma alustasin videotega ja ma olen tegelikult väga elevil selle uue aasta pärast. Mul on tunne, et see tuleb mul julge eneseväljenduse aasta ja kui sul on mingi unistus või eesmärk, siis ma tean, et sa saad sellega hakkama